No nii, tere tulemast uuel hooajal, uuel aastal. Vaatame, kuulama meie Petrolheadsi podcasti. Vabandame, et siin on aega läinud, aga võtsime natuke aja maha. Aga tänud siiski meie kahele koostööpartnerile, kes meiega ikka kaasa tulevad. Balter ja Glassdrive, et praegult õige aeg. Minge vahetame kessiklaasid ja minge ostke oma suverehvid ära. Ja täna on meil külas Markel Voit. Et võib-olla mäletate 2000-ndate keskpaika, kuldne Mitsubishi Galant oli, mis igal pool auhindu võitis, siis nii-öelda hullumeelne träägi kasvuajastu, kus B-klassi autodel olid vaatad rohkemgi jõudu kui nii-öelda outlaw klassil. Kõigest sellest natukene siis ka räägime selles saates, nii et jääge vaatama. Ja muide, siin saab vahva fakti ka teada, et kuidas parklas olles võib auhinna võita oma autoga. Absoluutselt. Ja Baltairist rehve tellides kasutage Petrolheadsi koodi, seda saab ilmselt kuskil tellides lisada kommentaariks ja siis tuleb natukene ka soodustust. No nii, tere tulemast, Markel, suur autoentusiast ja siuke autode koguja. Jah, võiks öelda, et hobikollektsionäär lausa. Jah. Tere. Kuule, aga me lähme alati esimeses episoodis tagasi nagu algusesse, et kus kõik alguse on saanud, et kuna see nimekiri, mis mulle ette anti, see autodest, mis sinu käe alt läbi käinud on, ma ei jõua seda siin ühes episoodis isegi ära lugeda. Võib-olla küsime kõigepealt, kui palju sul praegu neid on erinevaid asju? Praegult on mul üle 10 auto. Need on sõitvad, jah? Enamus neist on sõitvad, mõned on ikkagi projektid ka nagu täiesti. Et okay. 10 tükki on sõitvad, ülejäänud on projektid nagu. Kas sa hoiadki nagu endal mingit siukest, kas sul käib kuidagi garaaži järgi või töökoja järgi, kuhu ära mahub, et siis rohkem ei võta? Ei, pigem mitte niimoodi. Ma alati olen probleemi ees, et kuhu ma need panen pärast. Ta ütleb uue garaaži juurde lihtsalt. Ei, mul on nagu see mure, et aeg-ajalt tuleb mingi tuhin peale, siis vaatad ja ühtäkki justkui oled nagu soetanud jälle midagi uut nagu. Sul käib samamoodi nagu meil ühel Kristjanil käis, et kui õhtul läheb üks gin-tonic liiga palju, siis Jaapani oksjonilt hakkab tulema asju, jah? No, võib nii öelda, jah. Niimoodi on tulnud küll päris mitmeid. Et päris, ma usun, et päris mitmetest autodest hakkame rääkima ühes, ma võin öelda nagu tulla selle tagasi, et kuidas sa said selle nagu. Eks ma ütlen siis nagu, et enamus ei ole küll nagu, ma ei usu, et need on mingi gin-toniku juures, aga mingisugusest sellisest hasardist, et mis tekib siis ja mingit aegade meenutusest, et järsku klikib ära, et nüüd järsku on jälle midagi vaja. Aga kus sul nagu see huvi üldse tekkis selles mõttes, et peab väga palju aastaid tagasi minema, et nagu mingisugune idee, seeme, mingi kuskilt, mingi side, jah, no, pedaalidega autod. Jah, no kuskilt sealt hakkab, on ju. Aga ilmselt hakkab sellest peale, et meil oli maakoht Viljandi taga Hallistes ja siis kuna me seal üsna tihti sai käidud, no, kui ma noor olin, siis mingisugusest vanusest alates hakkas isa mul laskma oma autodega sõita. Ja algas sellest, et kõigepealt istud süles, oled rooli, vaatad, et auto tee peal püsiks, lõppes siis sellega, mis lõppes. Aga see teekond on nagu selline, et põhimõtteliselt mingi 10-aastasena käisin ma üksi poes, mööda kruusateid, isa sellel ajal, ikka ütleme peaaegu tutikate salongist ostetud autodega. Ja siis oli nagu, kuna niisugune võimalus oli, siis tekkis nagu päris huvitav, endal tekkis ka huvi kõige vastu ja lisaks autodele siis kunagi, ma arvan, kõigil on kuskilt meeles on mingisugused mopeedid ja võrrid ja mingid siuksed asjad, et mul oli käsikäikudega Delta näiteks. Ja siis, see oli ka enne seda, kui mul päriselt lubati ise nagu autodega sõita, siis ega sellega on ka mingid eredaid mälestusi, kus sa ikka võpsikusse tõmmatud ja tükkidest kokku lapatud ja igasugused muid asju tehtud. Et sealt, ma arvan, et see algus ongi kuskil seal, nagu, et päriselt nagu hakkas ta sealt peale. Mul isal oli kunagi üks mingi sõjaaegne Mersu,
millel oli, ma ei tea, mingi Moskvitši sillad ja Moskvitši mingi mootorid ja ma ei tea, mis iganes asjad alla. Haises seest nagu vana kurat selle bensiini järgi. Iga kord, kui sõitsid, siis haisesid ise ka. Vähemalt nagu kopitanud hais. jah, ei olnud kopitanud, jah, seda küll. Aga ta oli, see oli nagu niisugune, et ma arvan, äkki me olime mingisugune 6-7 aastane. Sellega ma sain ka ise roolis nagu sõita, aga sellega algas sellega, et kõigil oli huvi, et kuidas see kapott juba lahti käib. Vaata sellise nii-öelda see rattakoobaste peal olid vaata need tuled ja siis külje pealt voltis kuidagi niimoodi ennast lahti nagu see kapott. Siis väikeste poistena nagu kraapisime seda lahti ja hüppasime seal katusel ja see oli selle auto, vaata, et nagu kannatas kõike. Nagu. Praegu oleks nagu ai, paisid. Ei no praegult on see, et keegi läheb näpuga mööda, mingi auto peale joone, et nagu, et hommikukastesse joone, siis vaatad nagu, okei. No ei tea, kui vaata oleks mingi Mersu, millel on Mosse sillad alla pandud, siis tõenäoliselt on juba suht savi. Sel hetkel olid autona, oli nagu jälle võimalus nagu liikuda. Aga jah. Millal sa siis oma nagu esimese enda auto said, et kui sa päris noorelt hakkasid nagu isa asjadega sõitma, siis? No mul oli niimoodi, et mul isa juhtus käima nagu päris palju väljaspool Eestit. Ja siis, kuna me õega käisime koolis, käisime teises linnajaos, siis juhtus ka niimoodi, et enne kui päriselt kõik nagu õiged dokumendid taskus olid, siis sai nagu alaealiselt sõidetud nagu päriselt mööda linna ringi nagu täies usus ikkagi nagu vanemate autodega ka. Aga päris enda auto, ma olin vist 18 ja koolis 12. klass ja siis suveks sebisin ennast Soome tööle, töötasin autoromulas, auto ja siis metalliromulas. Et võtsime autosid tükkideks suurte koppadega, kiskusime mootoreid välja, igast asju seal, sorteerisime kaableid, ma ei tea, mis iganes asju enne. Sõitsime suurte rekkadega mingite nende, mis Soomes on lubatud, need poolhaake, järel poolhaaked, nendega mööda mingisuguseid suuri platse seal, mingisuguseid ladustusplatse ja ekskavaatoritega ja mingi sükste asjadega. Tore siuke poistemängumaa. Ja seal ma olin siis 17-aastasena, teenisin oma esimese auto raha, ütleme niimoodi. Ja esimene enda auto oli päriselt Nissan Primera 2.0 SLX, aga sellel oli peale tõstetud EGT mootor, ehk 110 kilovatti. Juba nagu siuke ei olnud mingisugune suvaline Peugeot või, et kuidas üldse siukse autoni jõudsid või leidsid? Või? See oli, sattus jälle niimoodi, et mulle pakuti seda. Mul isal oli võimalus, siis ta pakkus. Et kas on huvi järsku mul seda välja osta justkui. Ja siis kui see võimalus, nagu kui ma käisin seal Soomes ära, teenisin oma seal 2,5 kuud nagu ilusasti nagu raha ja lükkasin selle sain nagu rahaliselt selle võimaluse kokku, siis see realiseerus. See auto küll ei kestnud kaua mu käes, et see oli pull juhus, et esimese avarii tegin ma niimoodi sellega kohe, et ma mäletaks, ma olin vist 2 nädalat sõitnud sellega, siis pidin Pärnusse minema, siis tõmbasin Liivalaia ristmikul, see, mis keerab Pärnu maantele, siis Swedbanki eest, selle aegse Hansapanga eest, sõitsin mäest alla ja päike paistis otse näkku ja mitte midagi ees ei näinud ja ei näinud, et ees mingi sigar Audi oli seisma jäänud, siis tõmbasin, küpsutasin selle tagant otsa, lataki. Midagi hullu, nii hullu ei juhtunud, et selle sai korda nagu enne selle auto, aga oluline oli see, et esimese paugu sain kirja seal nagu. Et mingid siukseid lihtsamaid väljasõite ja siukseid asju nagu tee pealt väljasõite lihtsalt ja kus sa päästad ära ja saad tagasi. Neid oli maal küll ja veel juhtunud erinevate sõidukitega, aga see oli esimene siukene ja Pärnu sõit jäigi ära. Ega selle looduse vastu ei saa, jah? Jaa, et see oli esimene. Aga kus sealt edasi siis? No selles mõttes juba omas oli juba natuke vere laetud ja ma mõtlen, et noh. Ma mäletagi, seal oli tükk aega sellist aega, kus ma sõitsin kellegi teiste autodega. Seal on nüüd sees see kindlasti see mingi Peugeot, vaata.
see mingi üks vist äkki või? Et ma olin sunnitud nagu tükk aega sõitma see üks autoga, sellepärast, et mul lihtsalt ei olnud nagu muud liikumisriista. Õpetab hindama natukene paremad jah, ma just tahtsin öelda, hoia paus ka vaata veidi, et ei pane hullu. Ja. Kindlasti. Aga see oli siis enda oma või see oli ka? Ei, see oli kellegi teise oma, et see oli, ütleme nii, et rendile võetud, siis võib-olla selleks ajaks. Ja sealt edasi tuli jälle mingisugune, äkki mingi Mitsubishi Galant või? See, mis on see ümara kerega. Mäletagi, see aasta võis olla mingi 93, 7-8. Nii uue. Ei, auto ise oli jah, võis olla mingi 94-5 äkki või. No. Et mingi siukene. Seal ma proovisin esimest korda kätt nagu siukse nagu võib-olla nagu mingi tuuninguga. Seal oli päris, et ennem ei saa seda, ütleme, mingit siukseid süsimustaks kiletatud klaase ei saa vast tuuninguks nimetada enne, et see Primerale sai juba need pandud ja siis politseiga mitu korda sekelduses oldud enne. Aga selle Galandiga ma proovisin jah mingisugused tuuningu asju, ma mäletan, et me lõikasime sealt ära mingisuguse summuti, mingisuguse katalüsaatori vahelt. Aga teed sa nagu ise panid käed külge hakkasid? Ja siis mingi summuti otsad sai vahetatud ja ikka mingid nipet-näpet. No ikka jõudu kõvasti juurde. Kõvasti, jah. Süsimustaks kõik klaasid jälle. Ja. Kas olid kuskil nagu siis juba enne õppinud, praktiseerinud või see lihtsalt? Ei. Sest siis ei olnud mingit YouTube'i ka? Soome romulas õppis lõikama. Jah, sealt ma õppisin lõikama. Seal küll oli see, lõpuks oli niimoodi, et ma alustasin seal Soome romulas niimoodi, et alustasin käsi sorteerijana. Ehk siis sa sorteerid lahku vase, alumiiniumi ja mingi siuksed asjad enne. Et see on nagu, ütleme nii, et see oli sel ajal hea business. Seda oli näha. Ma arvan, ta on tänagi hea business. Palka maksti niimoodi, et iga reede, siis tuldi kohale ja siis kohvrist nagu. Lisaks tavapärasele sellele väikesele osale, mis sa said nagu ametlikult, siis sa said nagu sealt mingi siuke äri oli. Aga sealt jah, siis tagasi selle mingi Galandi juurde, et see oli seda ma ikkagi päris mõnda aastat, mitu aastat nagu käisid seda kuskil kangutamas ka siis selles mõttes, ma ei mõtle niisama siin lõbu pärast, vaid et ei mäleta, et oleks nagu liiga selline, ma arvan, liiga pereauto äkki või? Aga sul kohe algusest peale läheb asi väga sinna Nissan, Mitsubishi, sinna suunda, aga muu Eesti läks tavaliselt BMW, Mersu, Volkswagen. Mul lihtsalt oli see juhus, et mul isa töötas üsna süksel heal juhtival kohal. Ta ise omas ja neil oli nii-öelda ettevõtte poliitika oli selline, et nad ostsid mingid kindlat marki autosid. Eks nad valisid seal nagu mingid baasmudelid välja, et mis oli siis suuremas mahus võeti kuhugile siis müügiosakondadesse ja muudesse nagu osakondadesse sisse. Ja siis ta endale tegi selle mingisuguse muu valiku sealt, vaatas, et mis ta siis sealt kätte sai. Et sellepärast sealt on väga tugevalt tegelikult ilmselt tulnud ka mõjutus selle Jaapani ja selle Mitsubishi ja siukse kaudu. Et mul isal oli see ümmargune siis see Galant 93, 95, 96, ma ei mäleta, mis need aastad olid. Et ta oli ühe suurema Eesti ettevõtte siis tegevjuht. Ja tänu sellele sai siis minna nagu nii-öelda salongi ja salongist valida auto, mis oli sel ajal üsna nagu haruldane. Et meil seisis nagu maja ees, ise elasid rahulikult nagu 5-kordses panelkas ja siis seisab maja ees salongist ostetud auto. Et see auto oli sel hetkel nagu ma arvan kallim kui see panelmaja korter, kus me elasime. Et päris nagu tõsi, ma täitsa usun täitsa niimoodi, ma pole küll võrrelnud nagu, et mis ta sel aastal võis olla, aga see 3-toaline korter nagu palju ei maksnud, kõigil nad olid nagu sel ajal. Mul on niisugune mälestus, et aastal 2000 maksis üks aasta vana Audi A6 esivedu, tavaline V6 mootoriga oli minu arust 370 000 krooni. Ja uuena võis ta maksta siis mingi 450 võib-olla ja korterid olid raudselt sel ajal palju odavamad. Ja. Et kui sa võtad veel sealt mõned aastad tagasi, siis summadelt lahutad ka 100 000 ära, ikka on kallis. Ja täpselt. Et sellised nagu, see oli nagu rahvusvaheline firma ja seal olid mingid standardid ja siis selle järgi nagu sai, et anti siis mingi mark kätte ja öeldi, et lihtsalt korporatiivleping ja ostke.
aga vaata, sa ütlesid, et vahel juhtus niimoodi, et ja tollel ajal oligi seda päris palju, et käisid koolis niimoodi, et siis aga vaata, sa ütlesid, et isa oli ära, et kas vanemad teadsid, et sõidad vahepeal siin niimoodi ringi või? No ma ei saa neid tanki panna, vaata. Ma ei saa seda öelda. Nii et ei teadnud. Ei teadnud. Meil magasid kodus. Võtmed nagu peidetud ei olnud. Et ilmselt tuli see sellest, et kuskil 10-11 aastasena ma tegelikult ka sõitsin mööda mingi Viljandimaa mingisuguseid kruusateid niimoodi, et ükskõik kellest mööda sõitsid, seal oli nagu uus auto veel eriti nagu siuke kontrastne ja siuke vaatepilt ja siis mingisugune naga on roolis, reaalselt oligi nagu, ma ei tea, kas mul padi oli istmel, võib-olla nagu vaatasin lihtsalt rooli ja selle armatuuri vahelt välja. Aga teel ma püsisin ja üsna okeilt nagu sõitsin, et selle õpetas mul isana hästi selgeks. Aga vaata, tegelikult on hea ka, kui nii noorelt ära õppid juba siukse mitte liikluses osalemise, sest pärast liikluses on lihtsam juba autot oskad hallata nagu. Jah, sellega on üks pull lugu, et ma läksin siis auto, mis tegin omale lubasid, juhilubasid ja siis aasta oli 97 äkki või ja siis ma tegin neid, mis need olid need kooliealise lapse. Viimakad jah, mingi 15-aastaselt võisid teha neid ja alustada ja siis 16 saad kätte just. Et ma läksin 15-aastasena, siis läksin neid tegema teooria ja siuke asi oli ju nagu lihtne selles suhtes, et sa tahtsid nagu ise teha seda et sul oli nagu soov nii suur et autojuhi load, no come on nagu et mingisugusedki et sul oleks midagigi näidata, et ma võin sõita ja siis oma esimesse sõidutundi sõitsin siis isa 97 aasta oli, sõitsin oma isa 97. aasta Mitsubishi Galantiga. Et sõitsin rahulikult automi hoovi peal, see oli siis seal vanas Paldiski maanteres, seal vanas Askari esindus vist, selle kuskil seal üleval teisel korrusel. Sõitsin sinna hoovi, parkisin ennast mingisuguse Ford Sierra kõrvale ja siis üksinda 15-aastasena vaatasin kõrvale, sain aru, et tema ongi minu õpetaja. Üks naisterahvas, kes istus selle Ford Sierra kõrvalist, siis tuli välja tipa-tapa, kõndisin sinna. Siis ta vaatas lihtsalt, sa tulid ise või? Jah. Aga ega me palju nagu selle teemal ei peatanud. Ajad olid sellised. Jah, et nagu, et kuidas sul on nagu, et kuidas sa sõita oskad nagu. Siis me tegime 2 korda Temaga tegime 2 korda sõitu, kuna ma tegin samal ajal tsiklilubasid, siis põhimõtteliselt õpetajad nagu teise sõidutunni lõpus ütles, et kui sa tsikliga nii palju sõitnud ei ole, äkki sa ülejäänud tunnid kannad üle. Mõtlesin, hea küll. Et hea küll. Et ilmselt sealt kaudu nagu on see... Olid siis see mees, kes tegi esimese korraga eksamid ära? Jah. Vaata, kui tubli. Jah, mina tegin. Kuigi ma sain... Kuigi seal oli ka mingisugune trikk oli see, et ma kuskil Lasnamäel, ma polnud elu sees sõitnud nendel tänavatel. Siis viidi mingid selle Lasnamäe tänavatele, seal mingid Pae ja Punase või mingi siuksel ristmikul kuskil nagu, mingid topeltread keerasid ja eks ma keerasin ikka nagu teisest reast esimesse ja ilma suunatuleta ja valesti kuidagi oli kõik ja siis, kui eksam läbi sai, siis võttis õpetaja nagu siukse, või see eksami vastu võttis mäletan hästi, et võttis üks suure A4 lehe, joonistas sinna mingi 2 minutit, joonistas seda skeemi nagu ja siis ütles, et sinu viga on nüüd siin, tema see joonega. Siit reast keerasid sinna ritta nagu ja see oligi su viga. Sest ise värised mõtled nagu, et kas ma sain läbi. Sain läbi jah, et tegelikult loeti väga väikeseks veaks. Tõenäoliselt saavad aru, et sa oskad autoga sõita ja ilmselt. Ja saad aru, aga autode juurde tagasi minnes siis, et kust see nagu siuke esimene see, et vot nüüd ma hakkan nagu... Nüüd teeme asja päriselt. Nüüd teeme asja, jah. Oota, mis asi see päris tegemine siis on nagu? Ei pane veel toon klaase ja otseselt ei lõika ise seal mingit sumpad natuke, vaid et hakkad juba tõsisemalt nagu... Ma arvan, et see esimene tõsisem oligi võib-olla see, et tuleme selle esimese auto juurde, mis on võib-olla nagu siukene
avalikult teada rohkem võib-olla on see siis see, mis oli see kuldne galant. Et mul isal oli ju kunagi võimalus seda sama Mitsubishit nagu nii-öelda omada, ja mul jäi väga hea mulje sellest, tal küll oli see Euroopa mudel, see, mis oli see 2,5, 97. aastal välja tuli, ta sai ühe esimestest selle 2,5 liitrise mootoriga, V6 mootoriga selle galandi. Ja siis me seda nagu pruukisime päris pikalt, nagu see oli hea auto, väga hea auto oli nagu. KVR4? Ei, seda Euroopas on müüdud nagu esiveduna manuaalkastiga. Okay. Ja siis seda me pruukisime tükk aega, et see oli tõesti hea auto nagu. Ja siis ma arvan, sealt teegi mulle see külge, et see oli niisugune esimene nagu väga hea autoga emotsioon ja võib-olla ise olin ka sellises vanuses, et juba taipasin, mis on nagu, et mida on hea käsitleda ja niimoodi ja mulle meeldis see nagu. Aga ma saan aru, isa oli ka siis siuke, kes ikka tahtis nagu ägedamaid asju, ei olnud nagu mingi hallmetallik diisel. Noh, kui sa ütled, et tal oli võimalus ikkagi, siis ta kasutas seda. Tal oli läbi töökoha võimalus seda nagu teha. Jaa, ma ise temas mingit väga suurt siukest mingi auto huvi ei ole küll märganud. Et oleks oma raha eest pidanud ostma, siis ilmselt ei oleks seda teinud, eks ole? No oma raha eest autod olid tal, need olid teine aeg, lähme nüüd mingisugune, ma ei tea, 90. algusesse olid mingisugused, siis seesama Mersu mingisugune vana. Mis pidi lihtsalt liikuma? Ja siis mingi Soomest toodud mingi Ford Taunus 4-aukseline mingisugune ja siis olid mingisugused, ma ei tea, mingid Mazda 323 Tarbemasinad. Ikkagi on nagu natukene, et kui nüüd isegi välja ütlen need automargid, et siis on ka nagu äkki sealt ongi see mõjutus. Et kui pärast hakkame rääkima teistest autodest, need kõik nagu on justkui nagu olemas nagu vaata. Et võib-olla sealt kaudu, jah. Ja mingi siuksed, et sealt on isa jätnud mulle siis nagu justkui siukse mingi märgi või mingisuguse mõjutuse nagu nende Jaapani autode just osas. Praegu kõlab seda moodi, et ma peaks Opelit minema ostma siis. Tead, üks mu lemmikautosid läbi aegade on olnud Opel Calibra. Ja ma pole seda elu sees omanud. Meil on viimasel ajal see väga aktuaalseks muutunud, see Calibra teemast. Ma olen ka sama rääkinud, et neid ei ole täna enam. Ülivinge oleks, saad aru, ja kusjuures me oleme siin praegu Sauel ja siin Saue Maxima eest seisab üks. Ma ei tea, kas kellegi töötaja oma või midagi. Kogu aeg seda me, kurat, see veider, aga äge auto. Tegelikult on neid 4 veduseid ja manuaalkastiga või see 2-liitrise mootoriga vist on. Ma ei tea, kas turbokat oli seda või? Ei, turbokat see oli vist vabalt. Või oli 2-liitrine ja 4-vedune või? Äkki oli niimoodi, ma päris täpselt ei tea, aga seal on mootorid ja seal on nagu silla ja kasti kombinatsioone olemas. Palju neid 4-veduseid muidugi praegu nagu... Aga nad on hästi ilus auto minust, ilu poolest. Siis, mis mul kunagi oli nagu unistus, mida ma ka pole endale nagu hankinud, on Ford Probe. Seesama Calibra-aegne, see kandiline Probe. Mitte see ümarvust tuli, vaid see kandiline, vaata. Minust see oli ka nagu ulmeäge ja seda oli mingi 2,2 turbokat. Kas see on sama Mitsubishi Eclipse või? Sarnane küll, jah. Kas ta pole isegi sama? Ei ole vist päris sama, ei ole. Ei, see Eclipse on hilisem, see talon ja see mingi muu asi. Aga see on sarnased küll, jah? Järgmine generatsioon on sarnane, aga see Probe minu arust on päris ise nagu see. Niisugune nagu, ütleme nagu võib-olla mulle meeldivad natuke niisugune nagu pliiatsiga joonistada autod. Vanasti võtsid selle mingi joonlaua eest, proovisid ilusate sirgete joontega autot joonistada. Siis see Probe on nagu üks näiteks konkreetselt niisugune auto, mis on nagu minu arust joonistada. Keegi ongi võtnud nagu joonlaua. Need on niisugused autod, mida nagu sinu jaoks tõenäoliselt väga käega kasutavad, et ei ole... Ma ei tea, miks ma ei ole ostanud. Ühtegi. Läheb siit saatest ära ja portaalid laete ja homme on olemas. Järgmises episoodis saame rääkida sellest, et tahate, ma räägin teile loo, kuidas naljakad autoostud käivad. Ma arvan, neid on praeguseks juba kogunenud piisavalt. See ei ole. Läheme siis selle kuldse juurde ikkagi, et hea mulje oli Galandist olemas ja tegelikult ta tehasest juba väga ilus auto. Olen täiesti nõus ja hästi siuke voolujooneline, terava ninaga. Just see terav nina, natuke nagu hai nina moodi, et see siuke kift on musklis nagu. Ja paned sinna mingi
bodykitid ja mingid asjad juurde, siis ta tuleb nagu eriti sihuke välja. Tol ajal sa vist tegite need bodykitid, eks ole, et kuidas see üldse käis, kus sa selle auto hankisid, sest see Toorika iseenesest on ju sihuke, et ma just enne vaatasin mingit Galandi Foorum on Eestis või mingi sihuke asi või Mitsubishi. Eksisteerib veel. Ja on üleval veel. Seal arutati seda autot ja noh, et kus need umbes Eestis olevad Galant VR4-d ja mingid siuksed asjad. Et tal on ikka nagu tõsine nagu entusiastide jälgijaskond sellel masinal. No Inglismaal on veel suurem. Et Inglismaal on täitsa siukene, oligi nagu see Galant Club VR4 või mingi siuke asi. Ja see oligi see Galandi nagu jälgijaskond. Kus see kõik hakkas tegelikult sealt peale, et üks sõber mul siis kuidagi õhutas mind siis kuna ma olin juba siukse autopisikuga nagu juba ikkagi tugevalt nagu siis haigestunud, siis ta õhutas mind tegema äri temaga koos siis tooma Jaapanist autosid. Ehk siis see võis, kuramus ma ei mäletagi nagu päris aastat, ma lõpetasin 2000 aastal, lõpetasin kooli, keskkooli, et äkki võis olla 2001 või siukest või 2 või. Et siis me tõime esimesed siis autod Jaapanist, ostsime Jaapani oksjonitelt ja see käis juba interneti teel kõik? Ja see käis juba interneti teel, jah. Aga modemiga logisid sisse ja siis ja siis vaatasid nagu. Selles mõttes, et nende pildi kvaliteet ei ole muutunud vist praegu sajaga? Siis oli veel halvem. Et praegu saab ikka väga häid asju. No netist on näha, et pildid on küll webcamiga. Mõned importijad saavad kätte ikkagi väga häid asju, et sa pead tellima siis neid. Pildid, mis sa saad seal, need webcamiga selles samas park või selles, kuna mu see... Sa pead tellima nagu selle eraldi ülevaatusest, sa saad täitsa head asjad. Aga see, mis on oksjoni pildid, need on siuksed, et ütleme nii, et kunagi olid nad nii suured. Aga kuidas üldse see, ma mõtlen, et 2001, et täna on nagu lihtne see turvalisus nagu sisuliselt nagu väga lihtne on tellida endale autod, aga siis ma ei kujuta ette, kuidas sa nagu internetis tellida endale auto tundus küll väga veide, siuke hirmus asi. Või käis kõik samamoodi nagu täna, et seal oli mingi kohalik maakler, kes siis sinu eest esitas pakkumise ja... Põhimõtteliselt küll, et sul on nagu platvorm, mille peale sa... Kas siis on vahendaja, see nii-öelda maakler, või siis sa logid otse siis sinna oksjoni keskkonda. Et oksjoni keskkond ise on niisugune, et otsepakkumised on üsna tülikas, keeruline jaapanikeelne toimetamist palju võib-olla nagu, et mina olen ja meie oleme läbi siis mingite omade nagu maaklerite kunagi toonud neid ja siiamaani on see huvi ja on, ütleme, need kontaktid olemas ja sellest kunagi räägime, aga üks konteiner on praegutki teel. Aga jah, see sõber siis innustas mind justkui nagu võib-olla investeerima, siis ütleme niimoodi sel hetkel. Et siis mina nagu investeerisin sellesse projekti, temal oli kaugelt välja aetud kõik siis nagu kontaktid ja mõtted selle jaoks, et mida me võiksime tuua ja siis me tõime mingi paar Suprat, Toyota Suprat. Siis kui nad veel midagi ei maksnud, on ju? Jah. Põhimõtteliselt küll. Võib-olla siis nad isegi maksid veel, sellepärast, et ta oli liiga uus siis veel, see oli päris 2000 algus nagu on ju, päris algus nagu on ju. Siis teda toodeti. Tootma 94 või 3? 93 on ju, ja 2002 Jaapanis lõpetati. Okei. Ta oli veel tootmises auto on ju, aga me tõime ikkagi neid 93, 94, mingi selliseid autosid on ju. Ja siis tõime selle ära. Ma nüüd seda ajajärku täpselt ei mäleta, aga üks Eestis olnud väga kiire Supra, mis oli punane ja sõitis meil siin igasuguseid rekordeid. Näiteks tegelikult oli, ma ei tea, kas ta nende rekordite sõitmise ajal oli, aga tal oli väga palju detaile meie toodud autot, kaasa arvatud mootor ja mingid muud asjad. See oli mingi Jaapanis sattunud tuuningpill kätte siis? Meile sattus üks pill, siis see osteti justkui tükkidena, nagu seal oli soovi siis isikul, kes siis seda kiiret Suprat omas.
sel ajal, noh, ilmselt kõik teavad seda inimest. No ilmselt küll, jah. Kes endiselt vist on tegev, eks ole. Ja täna sõidab väga ägeda punase teise autoga. Just. Väga ägeda kiire. Dünomees, ütleme siis. Jah, võib-olla küll. Ja siis me nagu vaatasime, et see asi töötab, ja siis meil tuli mingisuguseid erinevaid, kõigepealt me teime Ro-Roga, siis me teime, eks Ro-Ro on see pealesõidetav laev. No eks nagu meie Tallinn-Helsingi. Jah, et autod sõideti peale, kuskil laeti maha, sõideti järgmise aja peale, kuni need lõpuks jõudsid siis Paldiskisse. Aga mingil hetkel hakkasime konteineriga tooma, et siis oli justkui parem, ei kadunud igast asjad ära vahepeal. Ja Ro-Ros räägitakse, et seal kaovad need makid ära, veljed kaovad ära vahepeal. Võivad olla kõik, mis lisaks pannakse autosse, seda tavaliselt, see kohale ei jõua. Lisaks lõputud kriimustused ja asjad, eks ole, mingi möödaminev vend, kellel võtmekett tripub ja tõmbab sulks. No see on tavaline, ütleme, laevapersonal, kes laeb neid, sõidavad peale autosid, sõidavad maha, peale, maha, vahepeal ladustatakse, ilmselt võibki kõike juhtuda. Korraks käib Senegali sadamast läbi ja sa ei tea seda nagu, et kus see vahelaadimine toimub tal. Ja siis kui see asi oli nagu töötanud, hakkas tööle juba ja me vaatasime nagu, et see süsteem töötab nagu, ja sel ajal jah, ta ei olnud suur raha, mida me sinna alla panime, et ta oli niisugune nagu riskimiseks võib-olla piisav, et me ei kartnud nagu liiga palju, et turg oli siis päris kaduma. Turg oli siis Eestis olemas, et nagu huvilised, kes selliseid... No mul see sõber on ja siis tema leidis ka nendele autodele siis need, ütleme niimoodi, siis ümbereituskitid, et need saaks nagu... teatavasti Jaapanis on juba siis parempoolse rooliga autod, siis tema leidis sellised nagu täitsa kitid, nagu ostsime kokku nii-öelda erinevatest kohtadest mingisuguseid detaile, millega me saime siis ümber konvertida ta täitsa nagu vasakpoolse rooliga autoks, ja niimoodi me tegimegi, et seal on päris mitmeid autosid, mis siis said endale nagu rooli tõstetud teisele poole sel ajal. Ja tol ajal oli see oluliselt lihtsam kui täna. Jah. Ja siis üks hetk mul tuligi mõte, et võiks ju tegelikult omadega midagi ägedat, siis ma hakkasin otsima seda sama. Et mul oli see Galant jäänud justkui nagu ikkagi hinge, just see 97 aasta nagu mudelina. EC5A on selle, muide see Euroopas EA5A on see mudelikood. Et siis otsisin Jaapanist välja, jälgisin neid, mis seal oksjoni peal olid, ja sobilikult sattuski üks silmapiirile. Tegemist oli väga värske autoga, kui ma õieti mäletan, siis tal oli vist mingisugune 12 000 kilomeetrit oli ainult läbi sõita või. Ja 2004 aastal ma ta ostsin ja ta Eestisse jõudis ja 2002 aasta auto või. Aga sa läksidki otsima konkreetselt seda mudelit, seda autot, on ju? Jah. See oli siis... Ilmselt tegelikult ta võis olla see aeg ka selline, et meil olid mingid tellimused Jaapani autodele, mingisugustele Supratele, Evodele, ma ei tea, mis iganes asjadele. Ja siis oli justkui vaja konteineri täidet vaata ja siis nagu sai nagu juurde arvestada. See on klassikaline man maths. Lihtsalt, et nagu on vaja konteineri täidet, no siis võtame midagi. Ja see sattus endale. Ja muuseas, no äkki, võine see teha. Selline nagu süsteem võis sellega olla. See oli siis 4-veoline ja mis mootoriga? See oli 2,5 liitrine mootor, V6 mootor. Twin turbo. See oli automaatkastiga, Tiptronic kastiga. Meelega võtsid? Ei, kuna ta jäi lihtsalt kätte nagu ja oli nagu sel hetkel soodne ja mõte oligi selles, et vajadusel saab konvertida nagu, et paned selle nagu siis ütleme siis manuaali talle. Aga ma ei jõudnudki kunagi sinnamaani, et ma oleks pannud sinna seda manuaali. Neid kaste oleks niimoodi lihtsalt kätte saada? Ma ei mäleta, kas see oli, Inglismaal neid autosid on, et sealt oleks natukene võib-olla olnud nagu lihtsam kätte saada. Ja äkki isegi juhtus niimoodi, et see tavaline Euroopa mudel 5-käiguline vist oli vist tegelikult sama kastiga. Okei. Jah. Aga minule jõudis see Tiptronic ja kuna ta oli niisugune nii värske just kui tundus nagu, siis see oli äge. Siis ma tegin selle otsuse ära. Nagu ma täna lugesin Õhtulehest, siis noor mees
Markel kirjeldab oma autot niimoodi, et tegemist on üsna kärme pilliga, 12,74 sekundit veerandmiil ja 5,7 sekundit 100-ni ikkagi. Õhtulehest oli. Ja Õhtulehes oli. See on päris hea. Et parima tuuningu auhinna võitja aastal 2006, Rock Race või kuskil. Ma tean seda ja kõrval on mul sõber Markus Tree, kelle Porsche oli sel ajal, samal ajal või kõrval seal. No, see võis täpselt niimoodi olla. Ja see oli see sama artikkel vist oli, jah. Sellega sa käisid juba sõitmas nagu... Ja sellega me ikka tegime. Et kõigepealt... Kuulus ei ole ta oma kiiruse poolest, vaid ikkagi oma välimuse poolest. Ja. Et kõigepealt me tegime talle bodykiti, on ju. Kõigepealt paremalt vasakule rool, eks ole? Jah, no see ka, on ju. Et kõigepealt paremalt vasakule rool, seal... vanad sõbrad Jõgevalt aitasid, et nemad tegid need vajalikud siis kirurgitööd nii-öelda, on ju. Ja tõstsime siis rooli ümber seal, siis sai seal kunagine siis Eesti tuuningfirma DCI's. Ja, et ma USA-st tellisin siis need Bolt-On nii-öelda full bodykiti, on ju. Siis pidi Bolt-On olema. Nagu kõik Bolt-On asja. Never ei ole. Kõik teavad, mis USA-st tuleb Bolt-Onina. Käigukangi nupp võib tulla Bolt-On. Ja siis tuli, ja siis olin selle sunnitud seisu, et kui me neid peale proovisime, vaatasin, et äkki see ikka päris nagu, kõigepealt me mõtlesime, et äkki see ei ole selle auto oma. Nii hull oli kohe või? aga siis ikkagi sattus nagu lõpuks ikkagi see, et me saime aru, et kuda pidi nagu nad võiksid sobituda, nad küll ei sobitunud. Ja siis tuli DCI's tuli appi, et täna teeb Kaspre nagu omal käel, siis Kaspre oli nagu DCI's nime all nagu. Ja Kaspre pani selle asja sobituma. Tegi korda, ja siis viisime tagasi. Ja jälle Jõgeval siis mehed andsid sellele kalandile ka selle välimuse, mis sellel kalandil oli siis täis nagu siuke täitsa kuldne. Hästi sügava siis mitmekihilise siis suure helbega värvikihtidena ja siis ma ei mäletagi. See oli nende trikk seal, kuidas nad seda lakkisid, kas mitu korda või mingi, ma ei mäleta. Et igal juhul ta oli siukene, et siuke hästi, nagu edev pill oli ikka. Väga ilus värv oli, mul meeldis nagu. Seal oli ju kõik tehtud, pagassis olid mingi klaasi taga olevad või pleksi taga olevad pangustatud helisüsteemid ja... See tuli sealt edasi, et siis ma sõitsin taga natuke aega ja Tartus sõber Urban, kes nüüd on meil siis... Erikssoni. Ja, Saksa autode fänn on ja väga konkreetselt ühe Porsche margi värv fänn ja suure töökoja omanik seal on ja siis temaga koos tuunisime seda autot. Ahaa, okei. Seal on veel üks päris pull lugu, et meil oli boost controller sinna peale pannud, meil oli mingi väljalase seal tehtud, meil olid mingid kuuleritorustikkud tehtud, kuulerid ja mingisugune, ma mäletagi, kas mingid nitro, siis nitro oli ka paigaldatud. Ja siis me käisime Tartus Raadil seda proovimas, seda autot. Vist oli niimoodi, et eelnevalt enne, et samal hooajal, samal suvel ma sõitsin taga selle 12,7 kuskil välja juba vist, on ju. Et 12,7, sel ajal oli kiire pill. Võrdluseks võiks öelda, et nagu... sama 2005-6 aasta Corvette sõitis 13 minu arust, 12-13 vahele ja tegemist oli Ameerika sportautoga, eks ole. Et täitsa sama... Mul oli vene auto on ju siuke korralik, mida ma igapäevaselt tarbisin muide. Ma sõitsin Tallinnas igapäevaselt sellega ringi. Nagu suvel, sügisel, talvel? Suvel, sügisel, talvel. Kui nüüd väga hästi kuskilt internetiavastust otsida, siis peaks olema selle sama kalandiga üks talveträägi video kuskilt Männiku karjääri jää pealt. Kus kõik põgenesid peale ürituse toimuvust minema, sellepärast, et jää hakkas praksuma. Ja suure hirmuga sõitsime kõik autodega täie hooga sealt kuskilt risti põiki üle, igalt poolt, kus andis, sõitsime nagu minema lihtsalt.
aga isegi seal ma sõitsin temaga, jah. Et sellega sai nagu, seda sai tarbitud ikkagi kogu aeg, igapäevaselt nagu. Aga see lahe seik, mis Urbaniga oli see, et tänu Urbanile see auto alles on, ütleme, et niimoodi. Et meil juhtus niisugune situatsioon, et me läksime raadile siis erinevaid nitrodüüse siis testima. Et just kui 12,7 oli nagu sõidetud, et proovin veel. Ja siis tahtsime suuremad tüüsid panna, panimegi esimese, see aeg käis niimoodi, et sa istusid autosse ja andsid minna, proovisid nagu, kuule vist tõmbab paremini, Ja just kui nagu saime nagu mingisuguse, ma ei mäleta, kas teise seti saime just tüüsid sisse ja siis hakkasime, startisime sealt ja see auto siis mootor käis suure pauguga laiali nagu, Ja niimoodi, et külje pealt plokist lõi ikkagi nagu, plokis oli ikka nagu auk sees, õli lahmas igale poole, turbotorud, kõik kuumad seal, väljalasketorud, kõik asjad, see auto läks põlema. Ja siis me nägime, mis mõlemad sees, mina olin roolis, Urban oli kõrval, ja Urban hüppas välja, tegime sellest pinnidest ja eest kapoti lahti, võttis seljast omal pusa, hakkas käega siis seda kustutama niimoodi. Seal reaalselt leekide sees niimoodi. Ja mingi ime läbi tal õnnestuski see nagu ära kustutada. See on tõesti huvitav, et õli... See reaalselt nagu see auto põles meil käes. Ja sinna jäigi see kuulsusrikas lõpp, et edasi ma ei proovinud, aga träägirajal nagu sõita. Aga selles mõttes, et uus plokk ja see ei ole... Ja see on keeruline teema, selles suhtes see, ütleme nii, et selle auto ehitamine on juba keeruline. Vaata, sa võtad auto sellise nagu tooriku, mida nagu Euroopas, kui sa võtad Inglismaa kaasa arvatud, siis on võib-olla 100 tükki, Ja siis kui võtad nagu Euroopa, nagu Mandri-Euroopa, siis seal oli äkki 4 või 5 autot. Ühtegi juppi pole, mitte midagi pole. Ja mul tuli auto niimoodi, et oli kergelt avariinine. Mul oli mingi teatud detaile vaja. Siis ma käisin Inglismaal seal. Sõitsin lennukiga Inglismaale selles suhtes, et mul oli seal samas, tegin selles Klav VR4-s, tegin kasutajaks, rääkisin oma loo ära, otsisin mingid juppe seal, sättisin mingid kohtumised endale sinna ja siis sõitsin Inglismaale. Sõitsin Inglismaale juppide järgi, lennukiga. Tõmbasin lennukiga Londonisse, võtsin rendiauto ja hakkasin tõmbama siis mööda nagu Inglismaad. Ja siin Eestis ja igal pool oled ju sõitnud nagu selle parempoolse rooliga, nagu muret midagi. Aga seal on ju peegelpilt liikluses, et paar korda ütles ikka niimoodi, et läksid nagu ringi peale ja vaatasid, kurat, ringi pealt tuled vastu hoopis, et sellised asjad, aga esimese mingisuguse, ma ei tea, mingi poole tunniga harjud ära, ja siis on nagu kõik on okei, nagu, Sõitsin siis mul oli mingi 2 kohtumist seal kokku lepitud, ma mäletan, et mul oli esituld vaja, sest sellel on esituli on hoopis teistsugune, et on, kui Euroopa mudelil on esituli ja suunatuli, on eraldi tükid nagu, siis seal oli niimoodi, et seal on esituli ja suunatuli ühes tükis nagu, niimoodi on. Okay. Kas sisu ka või üldse klaas on? Nagu... Ja sisu on ka, et ta on ühes elemendis nagu, et sa ei saagi nagu see, ja see ei sobitunud. Sinu tuled näitasid siis kogu aeg valele poole nii-öelda? Seda sai tegelikult modida seal seest, et sa siis seda reflektorit nagu modisid, siis said ta nagu õigeks tagasi, ja justkui need Euroopa mingid tüübikad olid tal peal, need tunnused, aga need, aga tuli ise ei sobitunud nagu kuidagi. Kuju on nagu erinev, jah, ikkagi natuke, et suhteliselt ei sobitunud, jah? Jah, et kas see kinnitused või mingi teema sellega oli seal, et ta nagu ei sobinud. Siis ma käisin seda tuld seal hankimas ja seal oli veel mingid nipet-näpet asju, kuna sellel autol on siis Evoga väga sarnane nelivööskeem, siis tal on see AYC pump. Ja see oli, mul oli sellel autol oli see kuidagi kuival. Ja siis ma pidin sellega võtma kaasa. Ja selle mul oli Inglismaal olid kokku lepitud kohad, kuhu ma siis läksin. Ma olen ingliskeele nagu heas ingliskeele koolis käinud, õppinud nagu ingliskeelt, suudan suhelda väga vabalt, nagu ei ole mingit küsimust. Sõitsin siis sinna koha peale.
seal ei rääkinud keegi inglise keelt. mingi vend on ja mingisugune tuleb mulle vastu ja räägib nagu sulaselges inglise keeles on ja vaatab otsa, räägib sulaselges inglise keeles on ja. Ja ma vaatan lihtsalt otsa, et ma sõnagi aru ei saa. Ma saan aru, et see on inglise keel. Aga see on saad aru, mingi sellises murrakus, et sa saad üksikutest sõnadest ja üksikutest fraasidest saad aru nagu ja vaatasin lihtsalt lolli nagu otsa mehele nagu. Can you please repeat that? Again ja niimoodi, siis me suhtlesime seal enne, kuni lõpuks reaalselt oligi, me kirjutas mulle nagu, reaalselt kirjutas oma summa enne ja ma otsisin oma nagu välja vahetatud naelad ja maksin talle selle ära enne ja hakkasin tagasi tulema nagu enne. Ja niimoodi ostsingi neid asju enne. Ma ei mäleta, mis see on mingi, pärast uurisin. Aga miks mitte? Mingi kõmri mingisugune murrak või mingi siuke asi nagu. Saad aru, see on nagu siuke keel, et et vaatad otsa, inimene räägibki sul inglise keeles. Jah, ma saan sust aru, et sa räägid inglise keeles, aga ma ei saa mitte midagi aru. Nad räägivad veel nii kiiresti ka vaata, et sa ei jõua isegi... See on nagu mingi kurguhäälse kõrinaga ja mingi siuke... Aga miks mitte ei saatnud nad näiteks sulle... Ei, no kus see sel ajal nagu... No ma ei tea. Mingile ida-eurooplasele saata. Ei nagu autosid sa ju või sealt tellida, aga... Seal oli süsteem, aga eraisik sul tänase päevani... Konkreetselt, see teema, tule järgi nagu. Ma arvan, et nii mõnedki rootslasedki ei saadaks täna Eestisse veel asju, sest pettuse hirm on suur ikkagi. Seda ma ei tea. Aga siis ma võtsin sain oma need asjad kätte sealt, mis mul oli vaja. Kohver oli siis, käisin pagas oli täis. Mul oli käsipäevas täis neid asju, oligi nagu auto tuli, mis on mingi siukene ja siis oli see AYC pump, see on ka mingisugune siukene figur nagu, et ta ei ole mingi pisike. Lennujaamas küsimus ei olnud, et sa midagi ära. See on teine teema. Lennujaamast võin rääkida ühe loo, see on nagu päris kino. Et siis ei olnud küsimusi muide, et siis ei tekkinud küsimusi. Ju seal oli piisavalt palju plasti, et ei tundunud imelik. Ja see AYC pump ei ole ka nagu, ta nagu on mingisugune metallne vidin nagu. Natuke näeb välja nagu pomm, aga Ma räägin sulle pommist, ma kohe räägin pommist, see on nagu hea jutt. Mul tuleb meelde üks lugu. Aga sain need asjad Eestisse ära ja siis saime nagu ehitusega edasi minna. DCIs ja kõik muud toimetasid oma tegevusi ja tegelesid seal. Ja siis äkki, kes selle sisu tegi, äkki Events tegi selle sisu sellele autole või suhtuda. Ja. Siis ma lappasin selle kokku ja siis tegime nagu tuuningu päriselt sealt edasi. Siis tehti juba mingite lahti sõitvate, mingite taga mingisuguste sahtlitega. See oli siis pärast mootori hävitamist? Jah. Et siis ma Inglismaalt sain äkki ikkagi ühe mootori ka. Ja. Aga see siis saadeti nagu? Või see vist ikka saadeti lõpuks, jah. Sest see on ikka nagu... Seda kohvriga ei toodnud. See on natuke näide, jah. See on keeruline olnud võib-olla, et mul on veel siin midagi. Pange sellele ka silt külge. Mõned ajad paned suusad, vaat sa nüüd paned mootori. No, teoreetiliselt saaks oversize bag'id siis saata, aga... Aga Galandi juppidest rääkides, mul õnnestus käia 2004 aastal või 5 aastal Jaapanis. Ma käisin siis kohapeal me käisime nagu sellisel turistireisil ja ma käisin natuke piilumas ka neid oksjoneid ja asju, kuidas tehakse ja mis seal on nagu. Ja siis käisin ühes autopoes, kus müüdi igast figureid ja siis seal oli siukene nagu... Siukese tootja esindus nagu Cusco. Ja lappasin kataloogi seal ja ennäe imet, vaatasin, et Galandile nagu Koiloveri sari või. Tõitsa lõpp nagu päriselt on olemas. Siis rääkisin läbi seal selle, ma ei tea, mingite selleaegsete nagu nende tõlkevõimaluste rääkisin seal inimestega läbi ja ütlesin, et me saame sulle selle siia tagasi. Siia nagu mingi nädala pärast siia enne. Meil oli pikk reis ja pidime tagasi tulema samasse linna. Siis ma võtsin kätte, tellisin ära selle. Ja siis tagasi tulles, kui ta nagu oli kohal, mina läksin sinna, vaatasin, kast asju. Mõtlesin äge, davai, et saadame Eestisse. Estonia, what? no, ja mingi siukene. Ja lõpp oli see, et ma läksin siis reaalselt kastile, tõmbasime teibi ümber ja läksin kast käes niimoodi, astusin siis sinna omal hotelli sisse ja siis
selleaegne siis elukaaslane vaatas nagu imestunud pealt, kuidas ma neid siis kohvrisse paigaldan. Kleitide ja asjade vahele. Et ilmselt jäi mul mingisugused, ma ei tea, 10 paari teksaseid ostmata nagu väliselt shopping reisilt on Jaapanisse. Aga vaat nendega oli küsimus, et kui ma läksin sinna lennujaama, et sa kujutad ette, milline Koilover on, mingi vedru on ümber, mingi suur pulk on sees nagu mingi. Panin selle kohvri rahulikult sinna nagu lindi peale, lasid sellest skännerist läbi ja siis kui need asjad nagu sinna ekraani peale ilmusid, siis inimesed tõmbusid tagasi niimoodi. Kutsuti mingi ülemused kohal, et avai lahti, värgid, särgid, mingid inimesed seisid mul selja taga. Mingid inimesed seisid mul selja taga, ma vaatasin, et kuule selle pähe naljakaks ära juba. Kummaline mõelda niimoodi, tegelikult nii täna tavaline asi. Aga need samad Cusco Koiloverid, ma arvan, et need on praegu ka seal autol all, sest et vaevalt, et sinna midagi muud on pandud nagu. Need on käsitsi päriselt käsitsi toodud nagu niimoodi Jaapanist nagu kohvri sees. Peaaegu nagu käsitöökoil. Ei, aga Cusco tooted on head, et selles mõttes pole mingit põhjust neid ju tingimata välja vahetada. Aga mis sellest autost siis nüüd lõpuks sai? Sellest autost... On ta sinu käes? Ei ole, see auto ei ole minu käes. Just seda müüdi mingi aeg tagasi. Et seda müüdi mingi aeg, jah. Kusjuures mul õnnestus 2 või 3 aastat tagasi käisin Soomes. See auto läks Soome. Seal teda nagu tarbiti natukene, aga mitte ka palju. Minu arust on sellele peale sõidetud mingi 5-6 tuhat kilomeetrit peale seda, kui mina andsin nagu ära. Nii vähe? Et tal äkki on mingi 35 000 kilomeetrit ees või? Midagi sellist või? Tahtsin just küsida, et palju sa ise sõitsid. Et ma nägin müügikuulutust, ma läksin vaatama seda autot. Me ei saanud kokkuleppele. Tahtsid liiga palju, jah? Ei, seal oli mingi teine teema nagu, et eks ta küsis ka, aga seal oli mingi siuke teema, et nad hakkasid nagu kuidagi nagu kadusid ära. Just nagu. Et see omanik, kes seal oli, see on kuskil seal Ida-Soomes kuskil ja see mingi automüügiplats ja ta oli kuskil nagu just nagu oli müügis, just nagu ei olnud müügis, et ma võtsin mingi vana kuulutuse, läksin vaatama selle järgi ja siis sõitsin sinna juhtumisi selle samas lähedal, siis läksin sinna kohale ja vaatasin, et okei, masin on olemas, kas müüte? No võib-olla müüme, võib-olla ei müü, mul on isegi pildid sellest hetkest, nagu see mingi 2-3 aastat tagasi. Ja nad nagu ühtegi hinda mulle lõpuks ei öelnudki nagu. Et ma olin tegelikult valmis, et selle võiks tegelikult isegi tagasi osta. Et see on siukene mingisugune mälestus jah, et ja see auto ju võitis ka nii-öelda siinseid tuuninguvõistlusi, käis igal pool näitustel, põhimõtteliselt kõikjal Motorexil, täpselt. Mis oli selle aja nagu see mingi übertipp, ma ei tea, mis asi tuuningu mingi special või eri nagu enne. See oli nagu mingi 5 auto seas võib-olla Eestis, mis on nagu kõigele sellele aluse pannud. Jaa, see oli üks hea lugu on sellega. Neid lugusid jagu. Aga selle auto konkreetselt on see hea lugu, et see lugu tuli meelde paar päeva tagasi, kui ma käisin nüüd Serksi seda uut filmi vaatamas, Kadunud unistus. Ja siis tuli just meelde see, et Serks seisis seal rääkis seal nagu oma selle filmi eel mingisugust nagu ägedat juttu seal, kõik kuulasid kõik niimoodi ja mul hakkas nagu jooksma lihtsalt virvaris pilt nagu. Et üks esimesi kordi, kui ma Serksi nägin, oli see, kui me läksime DCI-si meestega ja siis vist oli äkki CCG. Mingi autodega läksime Helsingisse mingile võistlusele, tuuningvõistlus ja järgmine päev oli mingi driftivõistlus. Ja ma võin eksida, seda peab ilmselt küsima selle, Kristjan ja Siim ilmselt räägivad nagu täpsemalt sellest võib-olla, et nemad teavad täpselt, aga minu arust oli see lugu selline, et mina tulin Galandiga, nemad läksid selle Priidu, mis oli see C-maks või?
mingisugune laiaks ehitatud, vaata see Sinine PM-tuuningu priidu. Ei, punane. Jah, punane. Sellega ja Serksil vist jäid dokumendid koju. Et kui ma nüüd, ma ei tea, kas ma olen esimene, kes sellest avalikult räägib, ilmselt on seda juttu räägitud vist võib-olla ja Serks peideti pagasnikusse reaalselt kohvrite alla ära. Oota, ja siis sõitsid kõik koos, sõitsid autodega peal. See oli see aeg, kui oli veel piirikontroll, kõigil passid välja, pumm, aknad alla, kõik, kes te olete siin? Me oleme siin kõik, palju teid on? Meie pundis Serks on seal kohvrite all meidus kuskil. Et see on üks esimesi kordi, kui ma Serksiga kohtusime vist. Ma ei mäleta, kas see on kõige esimene, aga mitte. Aga see oli äge nagu. Läksime sinna, seal oli mingi, ma ei mäleta, kas mingi night, mingisugune õhtune mingi üritus oli, mingi päris äge üritus oli. Galandiga loomulikult läks hästi, et me saime seal mingisuguse, ma ei mäleta, kas mingisugune parim multimeedia või mingi tuuningu auhinna saime sealt, suure karika ilusasti ja kõik oli tore. Õhtul läksime siis kõik hotellidesse igal pool ära seal, mis iganes, järgmine päev läksime tuuningu või selle drifti võistlust vaatama. Uus asi täiesti nagu sel ajal nagu drift, nagu mis asja nagu on. Olime siis ise tribüünidel, autod seisid parklas, parkisid lihtsalt ja seda tulen tagasi, suur pokaal on autokatusel. Tuli välja, neil oli see mingi tuuninguvõistlus seal. Samal ajal. Sa ei olnud arvestanud. Ja kujutad ette, me olime lihtsalt nagu külalisparklas. Okei, meid lasti sisse, sest me olime ju Eestist. Eelmine õhtu olime nagu üritusel ja olime justkui osalejad. Aga me panime ennast sinna parkimisarale lihtsalt nagu laks autod järjest niimoodi. Ja siis see tuuninguvõistlus oli kuskil eemal üldse, nagu mingi mujal alal nagu on. Ja kujutad ette, nad olid andnud sellele autole mingisuguse selle mingi peaauhinna seal mingi, mul on olemas see pokaal isegi veel. Täiesti. Reaalselt seisis auto peal, tuleme vaatama, mõtlesin, kes see nüüd pani mingi asja sinna peale. Kurat, mul just nagu kallit värvitud auto ja kõikid. Vaatad nagu, opa, mis asi see on? Et kas see on see eilne? Ei, see ei ole see eilne nagu. Leiti üles niimoodi kuskilt. No ma ei tea jah, ilmselgelt nagu, et keegi teadis siis öelda, et kuule, et siin ei anna, et seal on veel parem midagi. Ta on küll lahe seik tõesti, aga... Ja siis me sõitsimegi tagasi seal. Aga kas te Serksi saite tagasi ka pagassis? Vaat seda ma mäletan, minu arust küll ikka, ta pidigi tulema, selles suhtes tal ei olnud, minu arust tal ei olnud dokumente. Et ta kui ma ei kaotanud vist dokumente ära või... Ei, tal ei olnud seda vanemlikku mingisugust paberit. Ta oli alaealine. Ta ise oma saates kunagi väga põgusalt mainis seda. Ja sina rääkisid selle palju. Päriselt nagu meeles, ma jumala hästi mäletan seda nagu. See on päris hea lugu nagu. See on siuke asi jälle, vaata nüüd on eriti hea rääkida, mees on nagu, mingi täitsa teises liigas, teeb nagu maailma mastaabis autodele mingisuguseid pildiseeriaid ja Eesti mastaabis nüüd nagu jäädustas meie nagu 90-ndad nagu filmile päriselt. Ja lihtsalt see oligi nagu nii naljakas, paar päeva tagasi just nagu, see oligi nagu, mis see oli nüüd siis. Meil on täna reede ja põhimõtteliselt nagu teisipäeval oli see esmaesitlus selle filmil. Ma istun seal ja siis mul hakkab siuke pilt jooksma lihtsalt. Mõtlen Serks ja pagassis. Kuidas teie väikest vene poissi smugeldate? Et veits nagu teised mälestused. Aga selles mõttes, et see Galandi aeg sai läbi või sa sealt läksid nagu edasi, et... Ja siis... Mis põhjusel sa üldse maha müüsid või kuidas see ära läks? Tead, äkki see kiirenduse pisik tuli rohkem sisse ja... Sul juba paralleelselt ostsid endale... Jah, mul oli paralleelselt, oli üks Supra ka siis on ja, et seesama see, millega ma siis nagu seal kiirendus sõitsin. Valge Supra. Jah, kõik teavad teda valgena, tegelikult oli punane ja alguses. Alguses oli tänavaauto üldse sul? Jah, ta oli tänavaauto. Tema ehitamist alustasime samamoodi siis tegelikult Tartus üldse, Urbaniga. Sinna tõstsime peale, seal oli tavaline stokkmootor on ja me tõstsime sinna peale mingi Blitzi Big Twin turbokiti. Me tegime sealt, seal tuli mingid AM-i progeajud, mingid igast asju nipet-näpet, mis me sinna veel valime peale. Ja seal tuli mingi, äkki vast oli mingi 600 pluss jõudu või?
et ma sõitsin sellega esimest korda Tartus Raadil punasena ja see oli niimoodi, et Solota Rõhv Maxim oli siis nagu 2 autot eespool, 2 sõitu eespool. Ja tema oma kiirendussõidul pani täiega välja vist kuidagi selle autoga. Niimoodi, et tal mingi eest... Oma punasega, pamprid, sodiks ja kõik asjad, mingi, ma ei mäleta, mingi... See võis olla mingi 2005-2006 aasta äkki kuskil siukene asi, ja mingi Night Race oli veel. Jah, pimedas seal, jah. Ja siis ma olin vist 2 või 3 autot 2 või 3 starti nagu tagapool, täpselt tulid kõik võistlejad ja seal mingi tuttavad tulid patsutasid. Kuule, nägid, mis teine punane tegi või? Sellepärast värvisidki valgeks või? Ei, sellepärast ei värvid valgeks. Aga see valgeks, jah, siis ma sõitsin see, ma ei mäleta, mis see aeg võis olla. Ilmselt oli midagi sarnast, nagu see Galandiga sai kunagi sõidetud. Aga tal oli... No lõpuks oli ta ikka ju Fast and the Furious aegadest natuke kiirem. Et ikka 10 sekundist parem. Ja, ikka. Aga tegelikult oli äge auto, kui ta tuli siia. Supra. Jah, see punasena, ta oli AB Flugi tema auto. AB Flug on siis üks Jaapani väga eriline siukene nišikas, siukene nagu tuuningfirma. Teeb üliägedaid detaile. Mul on siiamaani meeldivad nagu asjad, mis on sealt tulnud nagu aina. Kui teate, siis AB Flug on teinud selle ühe kõige haigema Supra, see mille Maxim tegi lõpuks oma Supra samasuguseks. See oli mingisugune AB Flug S900 või mingi siukene asi või. Siis küljed läksid sügavalt sisse ja mingi taga tiib tekkis mingi... Testa Rossat meenuta või? Ja mingi siukse asja, vaata. Sest lõpuks selle Maximi Supra oli selline, vaata. No, teine et see on see AB Flugi nii-öelda disain. Teine siuke kõva Jaapani firma oli see Top Secret. No Top Secret, muidugi. Ja, just. Aga jah, et see AB Flugi tema auto, seal oli... Tal oli küljes siis mingid asjad? Tal oli nagu palju mingid asju küljes, jah, see sama esipamper, millest pärast me tegime nii-öelda kiirendusautole sobiliku vormi ja tegime ta ümber nagu selleks. Seal olid ägedad külje need karbilaiendid, seal olid igasuguseid see kapott, mis oli üks õhuvõtuavadega ja õhuväljalaskavadega ja taga oli üks korralik raamaturiiul, No, ja mingisugused karbondifuusorid ja mingid siuksed asjad, et no igast nagu vigureid on. Päris kiiresti läks päris lappe sul see ehitus, ma vaatan. Ajast oli selles mõttes siuke huvitav, et ühtpidi nagu autoteele keerati jõudu peale ja mindi nagu rajale ja värki. Teisalt keerati, mindi nagu kiirendusrajale, siis keerati ringrajaautode tüki külge, siis pandi subwoofrid sisse, siis nahatati salong ära kõik, eks ole, et nagu keegi ei suutnud nagu ära otsustada, et mida ta nüüd nagu teeb oma masinaga. No kõik tuli korraga, kõik tahtsid natuke seda ja natuke teist. No jah, ja Fast and the Furious film oli ka nagu äsja tulnud esimesed 2 osa, et siis kõik... No see mõju on sealt kõva olnud. Eks see Exhibiti saade oli ka papikas. Aga selle Supraga sai niimoodi, et sealt tuli rohkem mõjutust ilmselt ikkagi sealt kiirendusraja pealt, sest et ma vast mingi aasta aega sõitsin äkki sellega sellisena ringi, nagu ta nagu, et ta oli tänava konditsioonis nagu, ja siis läksime ikka nagu päris radikaalselt nagu teist teed nagu. Ja siis oli vaja Galandist lahti saada ka. Jah, ilmselt see võiski olla sama aega. Ruumi ja raha näeluga. Jah, et oli seda nii-öelda finantsi kuhugile mujale panna, sinna valgesse uputada. Ja selle peale Urban vist, see oli see aeg, kui Urban ütles ka, et hakkas mingi oma asjadega tegelema, mingite teiste asjadega natukene rohkem ja ütles, et tema sellises mahus nagu seda ehitust ette ei võta. Et mul oli ikka kindel soov, et ma tahan nagu kindlalt sõita nagu alla 10 sekundi nagu tragirajal. Ja siis sattusingi, siis läks ES Racingus. Ja tänasel päeval võib-olla ei tundu see alla 10 sekundi nagu nii mega aeg ega midagi, aga siin tuleb arvestada seda, et ajad olid teised ja no prep rajad ja kõik, eks ole, et sisuliselt tänava peal peadsid sõitma 10 sekundit, mis on palju raskem. Mul on praegu 10 sekundit. No, eks ole. Ma tulin
igapäevases kasutuses mul on vist ka 10,9 niisugust teha, sest et nagu ei ole, ei tundu eriline. Ja no täpselt ja mitmed autod, mis on nagu täna elektrimootoritega põhimõtteliselt isegi nagu jah, noh, jah, ma mõtlesin ka, et mul on ka madala 10 auto üsna ikkagi. Aga no selline on, aeg on lihtsalt nii palju edasi. Aeg on teine jah, et sel ajal oli see ikka ulmene. No mõtled jälle Fast and the Furious, you owe me a 10-second car, eks ole. Ja nad mõtlesid 10,9 siis. Ja no täpselt. Et noh, et nagu tegelikult noh, ise ehitatud tänavaautole kohta ongi päris hea aeg. Ilma pidamisega. Selle aja autod, noh, üldse nagu. Just. Aga jah, siis Samveliga sai sealt ES-ist pikalt plaani peetud ja mõeldud, et mida me teeme ja siis sai mindud seda teed, mis siis kõigil on teada, et täis fulli pilt, siis mootor, kõik salong tühjaks, kõik liivapritsist läbi, kõik värv uueks, kõik asjad. Sisuliselt sai uus auto ehitatud? No täitsa jah, võistlusauto, täiesti võistlusauto, täis puurid sisse, kõik asjad. Oota, aga tänavale ka midagi põnevat samal ajal ei või? Millega poes käia ja? Samal ajal või? RX-7 äkki? See tuli natuke hiljem vist. See RX-7 on Eestis olnud eelnevalt. See oli sel ajal eelnevalt olemas juba. RX-7 muide oli Eestis samal näitusel kui Galant oli see Motorexi näitus. See sama RX-7. See siis ei olnud konverditud mitte sinu poolt, vaid juba eelmise omaniku poolt? Ei, mina konvertisin, aga siis ta oli lihtsalt nagu parempoolse rooliga auto, kui ta Motorexil oli väljas minu arust. Okei. Ma võin, ma ei usu, et ma eksin. Ma väga ei usu, et ma eksin, aga ma arvan, et see oli sama aeg. Ja. Et selle tõi üks siis mootorrattasõitja Eestis Risto. Tema tõi selle RX-7. Ta võttis ka seda tükka aega, see on ka üsna huvitav auto, et ta on nagu väike tiraažis, mingi 162 autot on vist. Fiini mingi... No sellest räägime natuke aja pärast ilmselt, aga räägiga siis kaua tegelesid ja kuhu siis välja ehitasite selle masina? No välja ehitasime sinnamaani, et kogu see ehituslugu sai tegelikult Samvel ju teostas nii-öelda kere ja kõike muud asju ja tegi seda mootori ehitust ja kõike asju. Et tegelikult kunagi sai konsulteeritud selliste ettevõtetega päriselt üle lombi siis nagu Boost Logic, kes täna sõidavad seal Texas Mile'il sõidavad, ma ei tea, mingi 400+ kilomeetrit tunnis autodega, poole miili distantse vist, mingi siuksed asju. Ja siis Titan Motorsport ja kõigi nende meeste siuksed või nende mootori ehitajate mingisugused nüansid on seal selles autos. Ja sinna sai pandud üks päris huvitav kombo kokku, mis ma usun, et oleme siin heietanud mõnikord Samveliga ja teistega, mis oli päris äge nagu siukene kombo. Samveliga võtsime veel selle vaate, et me seda autot ei lähe siis, et me ei lähe seda mootorit testima siis sinna kuskile nagu auto keres, vaid et teeme mootori dünassöreme sellega. Ja siis võtsime, Samvel oli mootori valmis ehitanud, just nagu kõik oleks nagu okei nagu. Siis leppisime kokku rootslastega, et rootslastel oli mootori dünamis, siis kannatab üle 1000 jõu nagu. Et me teadsime, et sealt tuleb see. Ja siis läksime Rootsi niimoodi, et mingisuguse mahtuniversaali tagaistmel põhimõtteliselt oli meil siis 1000+ 2.7 mootor, ilgelt suure turvaga. Ja siis sõitsime tavakorras laevaga üle ja läksime, panime nii-öelda mootori dünasse ja mehed samal õhtul siis dünotasime, midagi jõudsime seal dünotada ja järgmisel päeval siis nagu seadistati päriselt ära siis. Ja see oli see koht, kus siis kõik mingid, ütleme, need valitud komponendid nagu töötasid nii, nagu nad pidid. Mehed lasid selle mootori ikkagi, kas see oli
ma mäletan seda, et meil oli vist 9500 pöördeni oli ta häälestatud. Aga ma ei mäleta seda, et kas me lasime üle 10 ka või? Vist ei lasknud äkki. Äkki oligi vist, et 9500 või? Ja siis meil pärast, nagu kui me sõitsime sellega, siis 9200 oli nagu shift light. Ja. Et sai nagu väga hea kombo. Ta oli muidugi palju nagu... sealt siis jõudu tuli? See turbo jäi seda piirama lõpuks, on ju, et 1000, minust oli 1111 oli nagu... 4 ühte? Jaa, kui ma õieti mäletan. Et... see oli manuaalkäik kasti otsas siis? Ja see oli siis manuaalkasti otsas, jah. Ja seda siis sõitsidki siis Tragi sellega? Jah, siis ma sõitsin sellega 9-3 selle autoga. Ja siis ma sõitsin sellega mis ma sõitsin sellega, mingi paar aastat, on ja sõitsin sellega manuaaliga, on ja noh, manuaaliga oli nagu fun, siis me tahtsime kiiremaks, siis just kui siis tuligi just kui see mõte, et või teeme siis nagu automaadi peale, ja siis see automaat oli üks suur ikaldus, nagu see TH400, mis meie saime nagu, see pidi olema mingi fulli pilt ja kui me seda pärast lõpuks kätte nagu lahti võitsime tükkideks, me saime teada, et kõik ei olnud fulli pilt ja mingi 100 ime asja, et ütleme niimoodi, et võistlused olid alanud, kui meie olime näpupidi, tõmbasime mingi siduripakke lahti ja mingeid muid asju tegime seal selles ES-i garaažis veel Tähetornis. Et see oli üks korralik ikaldus ja sealt ilmselt, sellega sai sõidetud parim aeg oli minust 9.2, aga see 0,1 sekki nagu võitu nagu pigem... Siis otsustasite tagasi vahetada või mis siis? Ei, siis see auto jäi seisma mõneks ajaks. Et siis see oli ju äge aeg tegelikult, et see oli, mul oli see võimalus, et Kaido Krummi ja Viljar Mäesepa ja siis Ilmar Sausajevisiga sõita nagu seda B-klassi, seda turbakate klassi. Et meil olid Outlaw klass, kus oli 1000 hobujõudu ja siis oli B-klass, kus olid meestel olid tänavaautod nii-öelda 1200 ja pluss hobujõudu. Et noh, kuidagi oli nagu see oli nagu nii paigast ära sel hetkel, see oli äge, see oli ulme äge. Jah, ja teil olid, kuidas nüüd öelda, Outlaws olid ainult ameeriklased põhimõtteliselt, siis teil olid erinevad asjad. Jaa, meil olid erinevad autod. Nagu päris... BEM, Nissan, Toyota, Audi. Ilmarsil on jah. Just. Et see on nagu, see on kihvt aeg. Mulle väga meeldis. Ma arvan, et tõmbame selle praeguse ajaga äkki otsa kokku. Ja nii on, jah. Ja me saame järgmises episoodis juba edasi minna, kuigi sinuga seda mahtu on, aga me peame siin... Teda jagub. Aga nagu ütles, et konteineris on ka tulemas, nii et eks siin saab mõne aasta pärast ka veel, järgmine nädal räägime veel, aga mõne aasta pärast jälle, eks ole. Aga ma küll kardan, et võib-olla Baltaierist Petrolheadsi sooduskoodiga Tragi rehve ei saa. Aga sellegi poolest, kui teil on autole vaja rehve, siis visake pilk peale ja tellige endale midagi ja Glass Drive'ist saate ehk isegi Suprale esiklaasi. Ja kui te tahate mingit vahvat podcasti salvestada, siis siin Televisiooni stuudios saab. Muide, ma tahan veel öelda, et praegu käib veel kinodes Sergei film ka Kadunud unistus ja kes veel ei ole näinud, täiega soovitan. See igale vanusele, seal on nii autoskeeni inimestel kui ka mitte autoskeenile, sest ta räägib ka ajastust ja see on tohutult äge film, et minge veel vaadake, kes ei ole saanud ja mina käisin lausa 2 korda vaatamas, nii et... Ja kellele meeldivad lihtsalt kriminaalid versus politseinikud lood, siis neid jagub ka seal filmis. Ja, see on täiega tõus. Aga aitäh sulle, Markel, meie näeme jälle järgmine nädal ja teiega samamoodi, nii et järgmise nädalani. Tšau.